Kas ma peaks midagi harjutama? Nii. Aga ma korraks vaatan uuesti. Jah, siit see vastab. Mul viimasel on selline ärevus, et mis siis, kui nagu näiteks video ei tööta, ma ei saa seda kontrollida. Siis ma vahepeal jooksen siin edasi-tagasi. Aga igal juhul me salvestame. Tere tulemast taas kuulama ja vaatama Häädemeeste seltsimaja podcasti Hääd inimesed ja täna me läheme taas kord ühele lahedale teekonnale ja räägime lisaks muule ka väga olulisest ja aktuaalsest teemast nagu sotsiaalmeedia ja kes saaks seda paremini meile siin täna selgitada kui uue raamatu Miks sa teda laikisid autor Laura Coop. Tere tulemast! Tere! Väga selline ametlik sissejuhatus, aga nii lahe on, kui oma inimene kirjutab raamatu, et see on nagu nii suur asi. Ja täna me loomulikult räägime ka raamatust, aga enne seda ma küsin nii nagu kõikidelt, räägi meile, Laura, oma lugu. Ma arvan, et mis selle podcasti kontekstis võib-olla on nagu võib-olla lahe ja meenutamist väärt on see, et Häädemeestel kasvades oli päris huvitav lapsepõlv, et ma mäletan täitsa sellist esimest päeva, kui me siia kolisime ja põhimõtteliselt siis, kes praegu teab Häädemeest, et siis siin on mitu bussipeatust, et on see põhibussipeatus, mis on üsna legendaarne. Et mäletan aega, kui sealt sai isegi burgerit osta kunagi ja nätsu, aga siis ei olnud seda Häädemeeste kalmistu peatust veel. Ja kui me siia kolisime, siis ma olin 3 või 4 umbes ja ma mäletan, et me pidime seal põhipeatuses siis maha tulema ja ühele väiksele lapsele see teekond jala sealt sellesse teise, nii-öelda meie kodu juurde oli ikkagi üsna pikk ja vaevaline ja ma olin täpselt see väike laps, kes iga 5 minuti tagant küsis, et are we there yet? et siuke, ja kui see lõpuks siis jõudsime koju, siis oli tõesti selline nagu hästi südamlik koju jõudmise tunne. Ja mis mulle siia nagu väga hinge on pugenud, ongi need metsad, see meri ja see, kuidas ma teismeeas alati käisin mere ääres, kui ma tundsin ennast kuidagi ärevalt või väsinuna või niimoodi nagu koormatud mingitest oma argimuredest ja ma arvan, et see loodus siin nagu annab sellist hästi tugevat vaimujõudu inimestele. Aga nüüd minu loo juurde tagasi tulles, siis jaa, et ma tunnen ise, et ma olen oma elu jooksul elanud mitu elu. Et üks ongi see, mis oli mul siin. Peale gümnaasiumi lõpetamist läksin ma Tartusse ülikooli ja seal nii-öelda kuidagi sujuvalt sai oldud üle selle, või mitte üle, aga peale seda lõpetamist ikka ka oma 10 aastat ja nüüdseks ma olen jõudnud hoopiski Harjumaale ja need inimesed on kuidagi nagu mõned inimesed on, kes sul elus on mingis faasis, kes hästi tihedalt, kellega sa suhtled, aga siis kuidagi elu viib sind kuhugi edasi. Ja ma arvan tegelikult, et see ongi siuke hästi äge rännak ja väga lahe on see, kui saad tulla siia samma vahepeal tagasi ja näha neid inimesi, kes on olnud selles mingis etapis sinuga koos, need kaasvõitlejad ja kuidagi sa näed, et inimesed küll muutuvad füüsiliselt, aga neile tuleb natuke rohkem sellist sära juurde või kuidas ma ütlen, sellist mõnusat muhedust. Vähemalt mina olen seda nagu märganud. Et ja nüüd ma olen jälle alustamas ühte uut teekonda oma elus, et jaanuarist siis alustan uues töökohas, milleks on Haridus- ja Teadusministeerium,
mis on nagu nii huvitav, kuidas elu muutub hästi kiiresti ja seal on kindlasti palju põnevaid väljakutseid jälle. Jaa, mulle meeldib see, kuidas sa ütled, et noh, jälle lähen uuele tööle, et see on Haridus- ja Teadusministeerium. Lihtsalt kõige kõrgem organ, on ju. Aga ikkagi, mis seal vahepeal on siis juhtunud, et sa ütled, et sa oled nii-öelda elanud mitu elu, kas need on seotud siis asukohtade vahetustega või ikkagi mingite nagu selliste ajastutega? Need on ikkagi ajastud jaa, et Tartu mängis sellist hästi olulist rolli täiskasvanuks saamise eas nagu ja ma töötasin siis hästi pikalt Tartu vallas seal nii-öelda siis ühes suuremas koolis ja see periood ka kujundas mind nagu õpetajana hästi palju ja ma tundsingi seda, et ühel hetkel, et kui sa ikkagi väsid ära, tuleb võtta paus, et see ei tähenda, et ma kunagi enam õpetajana tööle ei läheks, aga lihtsalt tuleb veel katsetada mingeid asju ja ma tean, et haridus on ikka nagu südamelähedane olnud alati ja noh, ilmselt see juba tuligi isast ja kuidas sa näed kodus, kuidas see kool nagu tegelikult mõjutab ja selle raamatu kirjutamise juures ka tegelikult on olnud minu eesti keele õpetajatel hästi suur nagu mõjutus, sihuke positiivne mõjutus, et inimesed võiks kirjutada rohkem ja lugeda rohkem. Aga jah, et need on olnud ka nagu inimsuhetega seotud, et minu isiklikus elus on olnud selliseid perioode, kus ma siis olen olnud mingite inimestega hästi tihedalt seotud ja siis need erinevatel põhjustel sa lihtsalt liigud jälle edasi ja saad mingid õppetunnid ja püüad siis edaspidi kuidagi samu vigu nagu vältida, et aga noh, see kõik ongi üks inimeseks olemise ja kasvamise protsess, et osalt nagu töökohtadega seotud ja osalt siis nagu ka inimsuhetega. No kuulajad nüüd teadsid varem või teavad nüüd, et sa oled siis õpetaja ja õppisid ka õpetajaks, eks ju. Aga enne seda, et milline õpilane või laps sa ise olid? Ma olin hästi püüdlik ja ma mäletan, et ma olin ikka väga kohusetundlik, et ma tõesti, ma ei saanud öösel magadagi, kui mul oli midagi järgmiseks päevaks tegemata, et väga-väga harva, kui ma tõesti, see võis tulla kuskil gümnaasiumis, kui mõni asi oli nagu kuidagi tegemata jäänud, et ma olin selline natukene nagu käsn, kes võttis kõike nagu kuidagi sisse ja püüdis siis kuidagi mingit teed leida selles maailmas, et seda ka nii siis kuidas seda nagu parem seletada oleks. Et võib-olla see oligi hea illustratsioon või metafoor siia, et sa käidki seal nii-öelda mere ääres ennast kuidagi pärast maandamas, et hästi tundlik olin, hästi sihuke jah, et püüdlik, tundlik, kohusetundlik ja selline, et jumala eest ärge keegi minu pärast nagu kuidagi mingit ekstra liigutust tehke nagu, et aga see kuidagi mulle väga meeldis õppida, mulle tõesti meeldis koolis käia ja isegi need ained, mis mul olid tegelikult keerulised, ma sain aru, et tegelikult mul on neid ikkagi vaja ja et need arendavad mingit oskust minu ajus, et see õppimise fänn nagu olin küll nagu juba väga väiksest peale. Aga see ei tähenda seda, et ma pättusi ei teinud, et eks ma ikka tegin, noh, enne ütleme kooli oli sihuke suurem periood, sest ma ei käinud lasteaias. Ja siis ma olingi seal üksinda kodus ja no näiteks mõtlesin, et aitan ema, et tal on nii palju asju teha, et ma siis pesen ise pesu. Ja mis ma siis tegin, oli see, et ma võtsin kapist kõik puhtad voodilinad, tegin nad märjaks vannis ja solberdasin nendega, panin uuesti kokku ja panin kappi tagasi. Et siis ema mingi aeg hiljem avastas, et kõik hall aitab. Näiteks. Ja siis mul oli vannitoas oligi mingi oma laboratoorium, et kunagi oli Cartoon Network ja seal oli selline multikas nagu Dexter's Laboratory, mis mulle väga meeldis ja ma tahtsin ka enda laborit ja siis ma seal vannitoas siis igasuguseid pesupulbreid
ja šampoone segasin kokku ja ja siis mul tuli meelde, et veel millegipärast ma arvasin, et on hästi hea mõte võtta üks 3-liitrine purk ja siis panna see poolenisti vett täis ja siis minna õue ja siis mitte lihtsalt korjata lilli, nagu oleks normaalne või midagi sellist teha, vaid ma võtsin lihtsalt tuimalt mingit rohtu, lehti, kõike suvalist ja panin lihtsalt selle sinna purki, nii et osa jäi nagu vette, osa jäi sinna vee peale. Ja siis ma lihtsalt jätsin selle aknalaua peale seisma, mis iganes põhjusel. Ja siis see hakkas loomulikult haisema. Ja siis paar päeva hiljem tuli minu õde, vaatab seda ja ütleb, et kuule, see haiseb. Ja siis ma ütlesin, et nojah. Ja siis ta vaatas lähemalt ja üks hiir oli sinna ära uppunud. Ja siis ta ehmatas, ütles, et see on hiir. Siis ma ütlesin, et jah, see ongi minu meetod, kuidas uut hiirelõksu teha või midagi sellist, et ma arvasin, et see on nagu põhjendatud. Et selliseid natukene siuke lapsena ikka olin päris Maugli ja ma mäletan, et esimene klass oli mul hästi raske, siis mul oli nagu kuidagi sisseelamine keeruline ja siis ma mäletan, et ema ikka ajas nagu aabitsaga natukene taga, et ma õpiks lugema korralikult ja kui ma ära õppisin selle, siis juba läks kõik ülesmäge nii-öelda. Mul on nii palju küsimusi. Number 1, kõigepealt üks teadaanne, et kuna sinu õde on minu hea sõbranna, ma tean, et tal see hiirelõksu meetod praegusel hetkel elus tuleb ilmselt kasuks, et seda kuulab ta siit nüüd. Aga teiseks, see on nii armas, et sa neid oma pättusi nimetad pättusteks, kuigi ma kuulen, et need tulevad ju täiesti nagu nii südamlikust kohast, et soovist oma ema aidata ja siis mingeid teaduseksperimente teha ja noh, see hiirte mõrvamine okei, aga mis ma kuulsin, on see, et sa olid hästi püüdlik ja noh, seda mul on endal ka nagu selline tunnetus sinust, et sa oled alati nagu hästi hea tüdruk olnud ja loomulikult tänu sellele sa ilmselt oled ka nii palju saavutanud, nagu sa täna oled ja teinud, aga ikkagi sa ütled ka ise, et sa ei saanud magada juba sellest ärevusest, et äkki on midagi tegemata või äkki keegi peab minu pärast midagi tegema rohkem kui muidu, et kui sa täna sellele väiksele Laurale tagasi mõtled, et kuidas sa sooviksid teda toetada? Üks asi, mis mind ongi nagu läbi elu aidanud ja see ma arvan, et tuli ka natukene minu isast, et sellistes situatsioonides aitab huumor. Ja ma arvan, et sellele väiksele lapsele ma ütlekski seda, et noh, loomulikult, et aitaks tal näha seda perspektiivi, et kui pisikesed me tegelikult oleme, et kui väiksed mutrid me nagu universumi nii-öelda mastaabis nagu tegelikult oleme, et see, kui sul on üks kodune töö tegemata, ei muuda maailma katastroofiliselt. Et selles mõttes selliseid pingemaandamistehnikaid kindlasti õpetaks võib-olla enda väiksemale versioonile ja ka noh, põhimõtteliselt mis sellest elust on nagu läbi kandnud, ongi see suur huumor ja selline see soov tunda rõõmu väikestest asjadest, sest nagu paljudel inimestel ei ole neid asju, mis meil on või noh, mitte asju isegi, aga ütleme kogemusi või et üks siuke hästi mõtlema panev lause, mis minu elufilosoofiat on muutnud, on see, et surnuajal lebab palju inimesi, kes tahaks, et neil oleks sinu probleemid. Et see on nii sügav, aga samas see on nii tõsi, sest et me oma argielus ikka kipume nagu ära unustama seda, et tegelikult on suur pilt ka olemas, et me lähme nii sisse ja muretseme mingite väikeste asjade pärast, mis tegelikult ei ole probleemid. Et ma ei tea, kas see vastas sellele küsimusele ära, ma päris nii ei räägiks taga, aga enam-vähem jaa, et noh, see, et üleüldse nagu aidata võib-olla näha asju suuremas pildis. Aga teiseks see lugu, et sul ema pidi sind ikkagi aabitsaga algul taga ajama, see nagu, no see on vaatepilt minu kodust praegu, kus ka minu laps läks esimesse klassi ja see kohanemine tegelikult on juba raske, vähemalt meil, ja just see, noh, see ikkagi õppimine ja lugema õppimine,
jah, tänaseks parem on ju, me oleme siin detsembris juba, aga ma mõtlen, et kas ma tahtsin lihtsalt oma lugu rääkida või oli siin küsimus ka, et üks pöördepunkt, mis mind muutis ja mis võib ka teie kodust olemist selles mõttes muuta. väga hea, seda ma tahtsingi küsida. et ma mäletan seda pöördepunkti siis, et tekstid, mille kaudu lugema õppida, peavad olema huvitavad. Ehk siis minu jaoks oli see tagurpidi päev. Oli siis Aabitsas selline lugu, kus lapsed pesid ennast mustaks ja ei läinud kooli ja nagu tegid kõike tagurpidi. Ja ma arvan, et see lugu mulle nii meeldis, et miks inimesed ei võiks vahepeal teha asju teistmoodi. Ja see mulle nii meeldis, et ma õppisin selle nii soravalt ära, et selle eest ma sain oma esimese 5 lugemise eest. Ja ma arvan, et tegelikult võib-olla see materjal, mille kaudu, et kui see motiveerib a la ma ei tea, Lotte või mis iganes praegu on nagu pop teema või hoopis Väike hiir, eks ole, ma olen kuulnud, on väga populaarne, et võib-olla see materjal, mida lugeda, võiks olla mitte lihtsalt, et Adam aitas Annat, eks ole, mingid sellised kui sul ei ole seost selle tekstiga, siis sa tunned, et see on vaev, aga kui see aitab sul sinu lemmikkarakterit või mingit ägedat sellist sisu mõista, siis ma arvan, lapsed on natuke rohkem valmis maha istuma ja harjutama. Ma näen ka seda, et näiteks praegu, kui see õpikvahetus, et siis seal on see Kivirähki Oskari asjad, mida nad loevad ja see nagu meeldib väga, vähemalt minu lapsele. Ja see lugemine on ka ikka läheb ludinamalt. Et jah, selles suhtes tõepoolest, et see no nagu ikka elus peab köitma mingi asi, et midagi teha, on ju. Aga sinust sai õppimise fänn ja sa ütlesidki seda, et sa, isegi kui sind teema tegelikult ei huvitanud, et sa nägid seda vajadust seda ikkagi õppida, et see sind arendab mingil moel, et kust tuleb lapsel selline elutarkus? Ma arvan, et see oligi seotud sellega, et mu isa oli õpetaja ja ma nägin tegelikult seda, et meie klassis oli haruldaselt palju õpetajate lapsi. Vist äkki 8. Kuidagi ikka täiesti, või noh, ütleme, kellel oli kas vanavanem siis või vanem oli õpetaja. Ja kuidagi mulle tundus see, et kui sa käisid oma klassikaaslastel külas, näiteks sünnipäevadel, siis sa nägid neid õpetajaid teises rollis või vanavanemaid. Ja siis ma sain aru sellest juba algklassides, et tegelikult õpetajad on ka inimesed. Nende eesmärk ei ole kunagi sulle nagu paha teha, vaid sind aidata. Ja siis ma saingi aru, et minul on kodus inglise keele, saksa keele õpetaja, aga nendel on näiteks matemaatika või noh, mingi muu aineõpetaja, aga nemad samamoodi näevad seda maailma hoopis teistmoodi. Nagu selles mõttes, et neil on nagu see oma aine fookus, aga tegelikult nad on ju täpselt samamoodi inimesed. Ja sealt mul kuidagi lapsena tuli see, et aga vahet ei ole, mis aine see on, et tegelikult nad nagu kõik ju tahavad seda, et sa nagu mõtleks selle teema peale. Ja mis puudutab matemaatikat, siis matemaatika oligi üks aine, mis mul oli veidi raskem, aga ma sain aru, et seal on vaja ise pingutada ja tegelikult pingutus ongi see, mis on õppimiseks ju hästi-hästi vajalik. Ja ma sain aru, et mulle meeldib loogika ja mulle meeldib mõelda mingitest süsteemidest, näiteks füüsika läks mul väga hästi. Et ühesõnaga selliste keerulisemate ainete mõte ongi selles, et sa kasutaksid neid mõtlemissüsteeme, mida sa muidu ei kasutaks. Ja see mulle tohutult meeldis, sellepärast et ma saingi aru, et mida rohkem on mul tööriistu, kuidas mõelda, seda paremini ma elus hakkama saan. Ja see tuli kuskil 7. klassis mul see mõte juba, et jah. Aga see on väga-väga huvitav, et ma pean ütlema, et mina ei mäleta oma kooliajast nagu küll suhteliselt mitte midagi, et kas sellist asja nagu õpilastele tegelikult ka õpetatakse või sõnastatakse, et teate, te ei pea matat õppima selleks, et ma ütlen nii, on ju, vaid et tegelikult ka milliseid kas jah, ajuosasid see arendab või miks see on kasulik. Ja tõepoolest pole kasutanud neid Pythagorase teoreeme ja ruutjuuri nii väga oma elus, on ju, aga et mida see nagu teeb lapse ajuga ja selle arenguga. Et seda natuke rohkem on hakatud sisse tooma
ja mulle tundub, et see võikski olla tegelikult see tulevikusuund ka, eriti veel praegu, kui tehisintellekt on koolides väga jõuliselt nagu kanda kinnitamas, et seda enam on vaja tegelikult seda kriitilist mõtlemist ja seda teise rolli panemise nagu oskust, et selle koha pealt nii täpselt muidugi ei seletata, sest kui laps ei tea täpselt, mis need ajuosad on, siis see tuleb ilmselt kuidagi järk-järgult küll, aga õpioskusi ma tean, et õpetatakse, aga neid saab alati rohkem ja nagu siin ongi nüüd küsimus ühiskonnale, et tegelikult sisu tuleb iga päev hästi palju juurde ja meie nagu koolisüsteem peabki selle koha pealt hästi palju nagu läbi vaatama oma õppekavasid, et kas see, mis seal on, kas see ka uue maailma nii-öelda siis mastaabis nagu, kas see on midagi, mida igaüks saab 2 klikiga kätte või on selle taga mingi oskus, mis aitab sul selle iga sellise sarnase olukorraga nagu toime tulla. Et vaja on jah, nagu neid üldpädevusi siis rohkem arendada, kui siis ütleme faktiteadmisi. Nende teemade juurde me läheme ka veel uuesti, kui me räägime sinu raamatust ja selle sisust täpsemalt, aga millal sa ise teadsid juba, et ma tahan ka õpetaja olla? Huvitav ongi see, et vist 3. klassis, sellepärast et ma leidsin vanemate kodust remonti tehes kunagi kapi tagant sellise inglise keele töövihiku, selle tipp-toppi. Ja seal oli siis juba 3. klassis olin kirjutanud, et I want to be a teacher when I grow up. Et ja ma mäletan, et see kuidagi see kool oli hästi-hästi tähtis meie peres, noh, ilmselgelt. Ja ma kuidagi harjusin sellega ära, et kool ongi elu osa. Ja väga tähtis elu osa ja kuidagi see rütm, et sul on see suvi vaba, sul on nagu, siis ma kuidagi juba sealt teadsin ja kuna mind huvitas ajalugu, siis ma sain aru, et noh, ajalooga ma ei ole seda tüüpi inimene, kes tahaks ainult kuskil arhiivis kükitada ja mingeid dokumente seal kootikirjas välja dešifreerida, siis ma nagu mõtlesin, et noh, ainuke loogiline asi ongi, et mulle meeldib ju inimestega tegelikult suhelda, mis siis, et ma tegelikult hästi palju elan ka sissepoole, aga see inimestega suhtlemine ju arendab noh, tegelikult meid kõiki. Et iga inimene, keda sa kohtad, tegelikult tal isegi kui mingid konfliktid tekivad, siis nendest on ka midagi õppida. Et neid konflikte tegelikult ei pea nagu kartma või kartma neid inimesi, kes on teistsugused, sellepärast et nad teavad midagi, mida sina ei tea. Ja mida rohkem sul on teadmisi, seda paremini jällegi sa saad elus hakkama nagu. Ma ei mäleta enam, mis see küsimus oli. See on nii äge mõte. Küsimus oli see, et millal sa teadsid, et sa tahad õpetajaks saada. Noh, seal algklassides ma arvan, et iga laps tahab õpetajaks saada, kui ta näeb oma enda esimest õpetajat, on ju, aga tore, et sul see motivatsioon püsis ja ma pole sinu klassis küll olnud, aga nii palju, kui ma olen kuulnud, et sa oled väga hea õpetaja. Milline on hea õpetaja? Hea õpetaja on see, kes teab, miks ta selle klassi ees seisab ja mõtleb läbi 2 asja enne tundi minekut. Number 1 on see, et kas ta ise õpilasena tahaks selles tunnis osaleda ja teine on see, et mis on see uus asi, mida see õpilane sealt klassiruumist kaasa võtab. See on nagu nii uskumatu, et sul on kohe nagu need vastused nii varnast võtta ja et need on nagu nii geniaalsed selles mõttes, et jaa, kes ei tahaks sellise õpetaja klassis õppida, on ju? Kes mõtleb niimoodi ja teeb ka. Ja et see ongi hästi raske on, et see just, et mis sul ühe klassiga toimib, teisega absoluutselt ei pruugi toimida ja sa peadki tundma oma õpilasi sellel tasandil, et noh, number 1 on see, et sa pead aru saama sellest, et Maslow peab paigas olema, et midagi üldse õpetada, et kui sa näed, et õpilane noh, nagu magab tunnis, et selline kõige tüüpilisem minu meelest praegusel nutiajastul ongi põhiline see, et nad on kuskil 3-4 telefonis ja siis nad tulevadki põhimõtteliselt magamata klassi, et kuidas sa sellega tegeled. Sul on variant.
sa sõimad läbi ta, sa tekitad konflikti. alati hea variant. see on tavaliselt see esimene, sest et paljud võtavad seda isiklikult. Et ütleme nii, et kui ta magab, siis järelikult ei ole huvitav. Või et ta nii-öelda ei austa sind. Aga teine variant on see, et sa nii-öelda lähed tema juurde, teised a la annad mingisuguse ülesande või teised hakkavad seda lahendama, sa lähed, räägid temaga privaatselt, või kolmas variant, sa räägid temaga pärast tundi. Ja tavaliselt minu kogemus ütleb seda, et kui sa ikkagi ei lenda peale, vaid kõigepealt kuulad ära, loomulikult see ei tähenda seda, et sa ei kehtestaks ennast ja nii edasi, aga see peabki tulema siis, kui sul on infot. Ja minu kogemus ütleb seda, et kui sa võtad õpilasega aja, et sa korraks jääd taga kahekesi nii-öelda vahetunnis rääkima, siis nad avavad ennast palju rohkem. Ja mul on olnud ka kogemus, kus just 6. klassile õpetasin laste õiguste teemat ja peale seda üks poiss tahtiski jääda minuga klassi, et mulle midagi rääkida. Ja ma olin väga üllatunud, sellepärast et ma olin ainult pool aastat tema õpetaja olnud ja ta rääkiski mulle ära, mis neil kodus toimub, et tema kasuisa on vägivaldne ja nii edasi ja siis ma näitasingi talle, andsin talle selle lasteabi numbri ja rääkisin ära, et kuidas ta võiks käituda ja samas teavitasin ka sotsiaalpedagoogi. Et tegelikult me keegi ei tea, mis lastel kodus toimub ja võib-olla see koht, sa võid ka võtta niipidi, et laps tunneb ennast piisavalt turvaliselt sinu tunnis, et seal magada. Et see on kõik perspektiivi küsimus ja mitte, et see jällegi õppima peab, on ju, aga tavaliselt see, kui sa suhtud neisse inimlikult ja ise austad neid enne, siis nad austavad sind vastu ja siis sul tegelikult ei teki distsipliiniprobleeme, sest nad saavad aru sellest ja nad austavad sind ja nad tahavad kaasa töötada. Minu selline kogemus oli see. See on väga võimas ja see on nii oluline ja tõesti kui silmi avav on tegelikult mõelda, et klassiruum on ja peaks olema kindlasti see koht, kus lapsel on turvaline. Aga sa ise sa lõpetasid siis magistri seal Tartu Ülikoolis õpetaja erialal? Jah, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Et sa sinna arhiividesse kopitama ei tahtnud minna? Ei tahtnud jaa, selles mõttes, et see on väga tänuväärt töö ja jällegi müts maha nendele, kes pühendavad oma aega, sest see ei ole üldse lihtne, sest sa võid öelda, et näiteks ma oskan saksa keelt, aga siis kas oskad mingi 17. sajandi saksa keelt näiteks, on ju, et need on hoopis teised tasemed, millal need inimesed peavad igapäevaselt orienteeruma, et ja pluss veel see, et igasuguseid asju võib kirja panna, see ei tähenda seda, et see tõsi on. Et kuidas eristada, meil tänapäevalgi on jällegi, tuleb selle tehisintellektiga see teema sisse, et mis on tõde ja mis on vale, et aga ka siis sa ei saa kuskilt enam kontrollida, kas see mingisugune kirjatükk seal kuskil 18. sajandil, et kas see on adekvaatselt kirja pandud või on ta emotsiooni pealt kirja pandud asi. Jaa, täpselt. Et see ajaloo puhul ongi, et kuidas me saame võtta seda kõike puhta tõena. Absoluutselt, ega ongi ajaloo kirjutavad võitjad, öeldakse nii, eks ole. Tavaliselt, mitte tavaliselt, aga mõnikord ikkagi juhtub, et tudengipõli on selline veits metsikum, et milline üliõpilane või noor sina sellel ajal olid? Ma selles mõttes, ma olin juba gümnaasiumis korra läbi põlenud ja siis ma ülikooli minnes teadsin, et ma ei tohi endale võtta peale koolis käimise väga palju muid kohustusi, et muidu ma oleks kindlasti kuskile korporatsiooni või seltsi läinud, aga siis ma hoopis läksin jalgpalli mängima. Ja mängisin jalgpalli ja ma olin selles mõttes üsna siis sportlik, meil oli päris palju trenne nädalas, me mängisime siis ka liigat, iga nädalavahetus oli kuskil mäng ja see kindlasti pani sellist rutiini hästi palju paika. Aga ütleme, esimene kursus, siis ma lasin looma välja küll, et ma jällegi kirjutamisest rääkides, siis ma
just avastasin, et esimesel kursusel ma kirjutasin hästi palju blogi ja hästi palju sissekandeid on just sellest ajast ja üks päev just lappasin seda ja ma olin kirjutanud hästi lühikese sellise paarirealise sissekande detsembrikuust aastast 2010, et olen siin Tartu Ülikooli raamatukogus ja tegelen eksamiteks õppimisega, aga eile õhtul kell 2 või öösel kell 2 olin ma suudlevates tudengites ja vaidlesin Jüri Omenja pojaga edukuse mõiste üle. Nii et selles mõttes ikka sai väljas käidud ja meil oli tegelikult tore kursus, kellega siis igasuguseid asju teha. Ma mäletan, et jõulupeoks seesama siis 15 aastat tagasi nüüdseks juba lavastasin ma ühe etenduse, kus oli siis erinevad stereotüübid ja kuidas siis inimesed jõule tajuvad, et üks oli poliitik ja siis oli seal igasugust tegelasi kuni Jeesuseni välja, et sihuke noh, ka natukene nagu loominguline lähenemine sellele tudengipõlvele. Rääkides teatrist, ma praegu kuulen muuseas, et vist näiteringi inimesed hakkavad juba majja tulema, et siuke tümpsutamine käib siin ukse taga. Sinu ema on näitlejanna ja lavastaja ja sinus endas on ka kahtlemata selline loominguline geen, et ometi läksid sa haridusmaastikule, aga kuidas siis ema eeskuju sind mõjutanud on? Niipidi, et see näitlejaamet tundus ka mingil hetkel hästi põnev ja seda ma siis proovisingi Endla teatri noortestuudios näitlemisega. Et meil oli siis etendus Oma elu superstaarid, mis oli tollel hetkel hästi siuke kuskil mingi, ma ei mäleta, kas Seppele pood oli äkki, selle loosung oli, et ole oma elu superstaar või midagi sellist, ja meil oli see siis läbi teismeliste kasvamisvalude lavastatud etendus, mis oligi spetsiaalselt meile kirjutatud ja mina mängisin seal siis ühte ülekaalulist tüdrukut nimega Anni ja iga etendus ma pidin minema siis palju varem kohale kui teised, sest et mind polsterdati hiiglasuureks ja ma pidin iga etendus sööma krõpsu laval ja see oli päris hea, et sai oma selle isu ikka korralikult täis söödud. Et ma sain aru sellest, et näitlejaamet tundus mulle liiga vastutusrikas, mis on nagu naljakas, et õpetaja ma on palju, kordades mõnes mõttes nagu vastutusrikkam, aga see pinge, et sa pead igal etenduse päeval olema sellel kellaajal seal, mis iganes kell see siis ka ei ole, ja kui sa jääd näiteks haigeks, siis jääbki etendus ära. Ja inimesed, kes on selle pileti soetanud või leidnud selle aja, et tulla teatrisse, võib-olla mõni korra aastas käib, eks ole, et siis see jälle see minu ülim kohusetundlikkus ilmselt seal nagu pani mind mõtlema, et ma vist ei taha seda nagu elukutsena teha, aga taaskord jälle väga huvitav kogemus oli seal nagu näidelda, et kaks hooaega tegime täitsa, esimene aasta oli siis nii-öelda õppimine ja 2 hooaega täitsa oli see etendus Endlas olemas. Väga, ma seda ei teadnud sinu kohta. Okei, aga kui kaua sa õpetajana töötasid? Sa ütlesid, et enam mitte, on ju? 10 aastat, et ja erinevates gruppides selles mõttes, et nii põhikoolis, gümnaasiumis kui ka Jõgevamaa gümnaasiumis õpetasin ka täiskasvanuid, mis oli hästi huvitav kogemus jällegi, sellepärast et näiteks nõukogude aega õpetades oli minust vanemaid inimesi seal ja siis ma lasingi neil rääkida, mitte ise rääkida, sest mina ju ei mäleta seda, mina olen sündinud 91 ja nii huvitav kogemus ja ma jällegi ütlen, et inimesed, kes leiavad selle julguse iseendas selles mõttes, et meie ühiskond ju eeldab, et sul on 25. eluaastaks kõik asjad selgeks mõeldud ja sa oled edukas ja ilus ja mis iganes veel, rikas ka muidugi, et siis inimene, kes ma ei tea, 45-selt tuleb 10. klassi ja teeb selle lõpuni ja tema elu saatust kuuldes sa kuuledki seda, et tal näiteks maja põles maha, kui ta oli 16-aastane, siis ta hoiab nüüd kõik asjad alles, kõik koolitööd, kõik asjad, sest et tal ei ole mitte ühtegi mälestust alles, ühtegi fotot ei ole alles, kuidas ta on noorelt saanud emaks ja pidanud olema üksinda kasvatama seda last ja nii edasi ja siis sa mõtled, et
ja miks me nagu peame kuidagi nagu halvemaks neid inimesi, kes lähevad siis gümnaasiumit lõpetama, et need lõpuaktused olid alati kõige siuksed südamlikumad, et mitte, et nüüd teiste nii-öelda panust ja vaeva nagu vähemaks teha, aga lihtsalt selles on ka jälle oma mingisugune võlu. jah, no saan isegi siin kaasa rääkida selles osas, et ma ise mõtlen praegu 18-aastasele noorele, et varem tõepoolest peale 10-18-aastane oligi juba täiskasvanu, nagu ta on ka täna, aga sel ajal siis, noh, kui me räägime oma vanematest näiteks, on ju, et elu algas, seal algas vastutus ja kõik. Et aga tegelikult, kui ma mõtlen 18-aastasele, et kuidas ta peaks teadma, et lähen seda õppima nüüd ja pühendangi 3 või 5 aastat ülikoolis lihtsalt mingile erialale, millega tegelikult noorel puudub sellel hetkel ka mingi hea seos. Et võib-olla nad on kuulnud, et see on hea eriala ja selle järgi lähevad, aga jah, või on mingi õrn huvi või siis jah, kuidagi ühiskonna selline soovitus. Ma arvan jah, et tegelikult neid valikuid tänapäeval ongi ju veel rohkem ja tegelikult maailm liigub sinna poole, et me hakkame rohkem tegema mikrokraade. Ma isiklikult arvan, et 3- ja 5-aastased õppimised varsti lõpevad ära. Noh, see ei pruugi juhtuda kohe, aga ma arvan, et poole sajandi jooksul see tüüpiline vanamoeline, noh okei, on erialast, kus see ikkagi jääb, ma arvan, arst ja nii edasi, aga mikrokraadid on ju praegu tulnud ja ma arvan, nad on tulnud selleks, et jääda, sest et inimesed ei taha ennast enam 3 kuni 5 aastaks kinni panna. Et nad ei taha isegi, kui juba asi kestab aasta aega, siis tegelikult tundub see juba nii pikk aeg, eks ole, et ma ei tea, kus ma tahan olla, aga selle jaoks ongi tuleviku suund ilmselt see, et tehakse personaalsed õpirajad, et sa võtad vastavalt sellele, mis sind huvitab ja võtad õpiväljunди järgi ja paned neid tükikesi sinna ja siis sul ei olegi enam niisugust tüüpilist lõputunnistust, et sa oled selle läbinud, vaid seal on täpselt kirjas see, mis tükid sa oled läbinud ja mida sa oskad. Et ma arvan, et see oskuste põhine asi ka nagu liigub kuidagi sinna tulevikku. Jaa. Et ma ise väga-väga usun just sellisesse õppimisse, kuna ma ise ju ka jätsin keskkooli pooleli ja läksin ja ma sel hetkel ma isegi arvanud, et ma tahan minna ülikooli, sest mul ei olnud mingit huvi. Ja siis, kui see huvi tekkis, siis ma läksin sinna tagasi, pühendusin selle aja seal keskkoolis lihtsalt, et kandideerida ülikooli sellele erialale, mis mind tõesti väga köitis ja jumal tänatud, ma sisse sain ja nüüd siis jah, aastaid hiljem hariduses, mis on väga irooniline minu meelest. Aga liigume sinu raamatu juurde lihtsalt. Su lugu on tegelikult nii huvitav, see nõuab 2 episoodi, mul on selline tunne. Ja sinu mõtted tegelikult, kuidas sa vaatad nagu koolisüsteemi ja seda arengut ja seda ideaalset arengut, see on nii lahe. Ja ma leian, et see haridusministeerium vajab sind väga. Aga raamat, miks sa teda laikisid? See räägib sotsiaalmeediast suuresti. Ja kui ma kuulsin Kristilt, et sa kirjutad raamatut sotsiaalmeediast ja selle mõjust ja siis tead, ma ausalt küsisin temalt, et miks? Et see tuli kuidagi nii ootamatult või üllatavalt, et ma isegi ei teadnud, et sa oled sotsiaalmeedias ja pärast sain teada, et sa ei olegi. Et see tuleb nagu sellise näiliselt nagu välk selgest taevast. Et ma küsingi, miks sa selle kirjutasid? Jah, selle kohta ongi siis see, et coaches don't play. Et miks mind seal ei ole, no praegu ma jälle olen, aga ma ei tea, kui kauaks tegelikult, et ma ikkagi tunnen, et see on asi, mis väsitab pigem ja võtab aega ära, aga miks ma selle kirjutasin, ongi see, et jällegi koolist sa näed seda sõltuvust hästi lähedalt, sa näed seda, kuidas inimeste ajud muutuvad selle tõttu ja inimene, kes regulaarselt ikkagi veedab tundide kaupa sotsiaalmeedias aega,
noh, see on ju teaduslikult tõestatud, et see nagu suurendab võimalust depressiooniks ja kõikideks nendeks negatiivseteks emotsioonideks. Ja ma tahtsingi aru saada sellest maailmast rohkem, ja sest see mõjutab meie poliitikat, meie inimsuhteid ühiskonnana, kuidas me omavahel läbi saame ja nii edasi, et see pealkiri tegelikult, miks sa teda laikisid, on nagu laiem, et miks me üldse millelegi reageerime ja miks just jah, miks me teatud infot justkui tahame rohkem vastu võtta, miks mingit osa mitte. Ja ma ise olen ka olnud see, kes on põgenenud nutimaailma, et mul oli üks väga raske periood, 6-7 aastat tagasi, kus ma olin täiesti nutisõltuvuses ja õnneks ma sain sellest ise aru, et keegi ei pidanud mulle, noh, kuigi seda ilmselt näha, sest ma postitasin hästi palju ja otsisin sellist välist kinnitust iseendale sellest maailmast, aga siis ma jah, sain kuidagi selle nagu kinni sellest mõttest, et miks ma seda teen, ja sealt see kuidagi hakkas arenema aastaid hiljem, sest ma teadsin, et alati, et ma kirjutan ühe raamatu elus vähemalt. Kuidas sa seda teadsid juba? See tuli ka koolist, et meil oli hästi tore eesti keele õpetaja, kes ütles selle lause hoopis teises kontekstis, see oli Õie Jakobson kunagi, kes on meie hulgast kahjuks juba lahkunud, et tema ütles, et iga inimene võiks elu jooksul ühe raamatu kirjutada, ja ma kuidagi mõtlesin, et vau, aga miks mitte nagu, ja siis see kuidagi on minu selles bucket listis olnud, et jah. Ja ma mõtlengi seda, et see raamat on kahtlemata väga vajalik. Kellele see kirjutatud on? Ma arvan, et see on inimestele, kes ongi ära kadunud sinna maailma või siis kes näevad, et nende lähedased väga palju võtavad neid hinnanguid, mis seal sotsiaalmeedias või näiteks kellegi postitusi hästi-hästi tõsiselt, et need, kes tunnevad, et ajataju kaob ära netis surfates ja tunnevad seda väsimust, et justkui see kõik peaks meid inspireerima, mis seal on, et sa tõesti näed, et inimesed teevad trenni, inimesed pakuvad mingeid häid tooteid, mida sa saaksid kasutada oma elu nii-öelda siukse elu kvaliteedi tõstmiseks, aga tegelikult kui sa paned selle telefoni ühel hetkel ära, siis sa tunned, et su aju on ülekoormatud. Et inimesed, kes tahavad mõista, kuidas need algoritmid täpsemalt nagu töötavad või miks see kõik nii sõltuvust tekitav on, et need inimesed ja noh, enamus, kes meist kasutab sotsiaalmeediat, on tegelikult tundnud seda, et ühel hetkel nagu nad on väsinud sellest. Jaa, mina küll olen ja tegelikult kui ma seda lugesin, siis ma nagu ühest küljest mõtlesin, noh, et väga hea lugemine, et mind see väga nagu ei puuduta, onju, aga samas nagu kui ma enda sotsiaalmeedia käitumist jälgin, siis noh, ei ole ma parem midagi kui teised, onju. Et samamoodi ikkagi huvitab, et kes siis laikis mu mingit postitust või midagi. Sellega seoses mul tulebki üks hea teema meelde, mida ma kunagi mõtlesin, et ma tahaksin sinult küsida, kui me rääkisime, et me teeme, onju. Et miks inimesed midagi laigivad ja näiteks need asjad, mida mina postitan, siis on minu arvates nagu jube lahedad, et mingi lahe nagu pilt, et ta näeb nagu hea välja või on mingi väga naljakas sõnum seal või no ei tule neid laike niivõrd, aga paneks ma mingi selfie sinna, onju, siis on kolinal äkki tuleb need 100 kokku. Et miks see nii on, miks inimesed laigivad suvalisi selfiesid või selliseid ilusaid stuudiofotosid, mida iganes, aga mitte neid minu geniaalsusi, mida ma tahan, et nad hindaksid. Ütleme nii, et laike saada 10 aastat tagasi oli palju lihtsam, sellepärast et sisu oli vähem. Ja praegu, kui me võtame selle sisu hulga, siis postitusi on palju rohkem, et number 1 on see, mis on see konkurents ja siis kõik peavadki nii-öelda kureerima rohkem, et seda vastukäe saada ja see kuidagi on ka nagu tõestatud, et ongi, et kui inimene on pildil, siis on palju lihtsam saada seda nii-öelda, võib-olla on see seotud sellega, et kui inimesed näevad sul silmi näiteks, et silmad on hingepeegel, et nad tunnevad, et nad kuidagi samastuvad sinuga rohkem versus see, kui seal on mingid esemed näiteks.
et seal on võib-olla mustmiljon põhjust selles mõttes selle taga, aga põhimõtteliselt jaa, et põhiline, ma arvan, on miks seda reaktsiooni tuleb vähem, on see, et sisu on tõesti meeletult palju ja seda enam, et nüüd on hästi palju ai sisu ja siis ongi juba raske vahepeal aru saada, et mis on päris, mis ei ole päris, on ju. ja see on nii hullumeelne, nagu hullumeelne, mitte ühtegi video ei saa uskuda või pilti, on ju. ja igal juhul kui ma käisin Pärnus su raamatuesitlusel, siis ma ütlesin ka, et ma ei ütle, mis ma sellest arvan, enne kui sa oled siin, ja nüüd on see tõehetk tulnud. Mida ma ei ole kuulnud sellest raamatust, et oleks piisavalt palju öeldud, et see on väga vaimukas raamat. See on nii nagu humoorikalt kirjutatud, väga tõsisel teemal, väga selliselt hästi jookseb see, et see on väga hea meelelahutuslik raamat ka lisaks sellele olulisele sisule. Seega mina väga soovitan seda selliseks õhtulugemiseks. Millist tagasisidet sa raamatu kohta saanud oled? Väga positiivset ja seesama, et see on aidanud inimesi teadlikumaks siis saada nagu iseenda käitumisest, et mustreid jälgida. Siis ma olen saanud ühelt tüdrukult sellise tagasiside, et tema luges ja panigi endal kõik äpid nii-öelda siis kustutas ära telefonist ja ütleski, et ta on tundnud ammu, et ta on tahtnud seda teha, sest ta tunneb, et see mõjutab teda hästi palju, mis seal sotsiaalmeedias toimub, ja nüüd ta leidis selle tõuke, et seda lõpuks teha ja siis ta kirjutaski, et nüüd kui ma teile ära kirjutan selle, siis ma nüüd uuesti nagu kustutan ära, et siis ma rohkem jälle ei kasuta. Et see oli hästi-hästi siuke tore ja samamoodi, et hästi palju äratundmist ja seesama, et nagu me võime elu vaadata mitut moodi, eks ole, et me võime halada, kui halb kõik on, aga kui seda teha nagu, noh, ma ei tahaks öelda, et see päris nagu hala on see raamat, aga selles mõttes, et selle osa võib välja lükata et läbi huumori asju vaadata, et tegelikult ongi, et naer on terviseks ja kui sa suudad iseenda üle naerda, siis nagu noh, mis veel paremat saab olla tegelikult, sest et elu ei pea ka nii tõsiselt võtma. Aga milline see tervislik sotsiaalmeedia käitumine on? Siin on jällegi seesama aspekt, et kui ma võtan telefoni kätte, et mida ma päriselt sealt tahan, et kas ma tahan, hästi tihti on ju see, et sa pead vaatama ühte asja ala, näiteks hakkad bussiaega vaatama ja siis keegi on sulle vahepeal kirjutanud ja siis sa juba hakkad vaatama ja siis sul tuleb meelde, et sa näiteks ei teinud seda, mida sa algselt tahtsid teha. Et see on hea indikatsioon, et võib-olla mõelda kuidagi otstarbeliselt sellest, et sa kasutad seda mingi vajaduspõhisemalt või siis paned endale mingid ajalised piirangud ka, kuigi noh, need on siuksed hästi libe tee, et kui palju me tegelikult ikkagi suudame seda järgida, et võib-olla see võiks olla vahend selle jaoks, et sa püsid maailmaga kursis ja et sul on variant, kuidas kiiresti suhelda inimestega, kellega sa näiteks tahad kokku saada või midagi sellist, et see ei asendaks sinu päriselu kogemusi. Et sa ei elaks läbi ekraani kellegi teise elu. Et sul on ikkagi oma elu, oma sõbrad, oma käimised ja see, mis seal nagu on, ei mõjutaks sinu siis enesetunnet negatiivses suunas. Kui see mõjutab positiivselt, sest jaa, seal on väga palju positiivseid aspekte ka, võtame kas või turunduse või selle sama variandi, et sa saad oma teisel pool maailmat elava sõbraga suhelda, et see ei ole, see ei olegi mustvalge. Aga ma arvan, et see tervislik suhe ongi see, kui sul säilib ekraani väline elu ka, et sul ongi, sa ikkagi eelistad seda, et saada inimestega päriselt kokku ja nii-öelda süüa toitu selle maitse pärast, mitte selle pärast, kui palju sa laike pärast sellel toidupildil saad. Aga rääkides noortest, et mul on siin ka külas käinud noored, kes ütlesid ka, et nende eakaaslaste päev mõnikord ongi niimoodi, et nad ärkavad üles, lähevad kooli ja ootavad seda päeva lõppu, et minna uuesti koju. Et nad ei ole väga aktiivsed väljaspool siis koolipäeva või sotsiaalmeediat. Ma isegi ei tea, kus kohas noored hängivad. Mis arvad, mis praegu on teema? Mulle tundub, et käiakse üksteise juures videomänge mängimas või ütleme arvutimänge mängimas.
ja siis ikkagi need kaubanduskeskused, kuigi need on ka juba natuke vähem, aga ütleme, noh, sa näed ära, et kui on õpilased linnas käivad koolis näiteks, siis nad ikkagi seal hängivad. Jah, ega ma rohkem nagu ei oska pakkuda, aga ma olen jah kuulnud seda, et ikka niimoodi mitte suures seltskonnas, aga käiakse niimoodi üksteise juures siis jah, arvutimänge mängimas või videomänge. Aga see nutimaailm ikkagi ka tekitab päris palju sellist passiivsust, on ju? Et praegu on ka paljudes koolides aktuaalne see, et kas teha nutivaba kool, keelata telefonid üldse ära. Et mis sina arvad sellest? Ma arvan, et see on üks variant, mida saabki kaaluda ja kui see on näiteks väiksem kool, siis see võiks isegi õnnestuda. Näiteks alla 100 lapse, eks ole. Aga seal on hästi oluline see teavitustöö ka lapsevanemate puhul, et miks seda vaja on ja nii edasi ja mida siis asemele pakutakse lastele, et mis see kõige nagu suuremat vastukaja nagu tekitab või vastumeelsust tekitab, ongi see, et aga mis me siis vahetunnis teeme, eks ole. Et see on küll veider ja natukene kõlab nagu noh, selline esimese maailma probleem, et inimesed ei oska lihtsalt omavahel rääkida, aga noh, midagi pole parata, kui nad siiamaani on harjunud nende nutitelefonidega olema, siis peaks neile mingit atraktiivsemat, kas aktiivset või mingit huvitavat vahetunni sisustust ka siis natukene pakkuma. Ma ise ütlen seda, et see olenebki sellest konkreetsest koolist, aga pigem ma keelustaks need ära. Aga õppetöös ei saa sellest kõrvale vaadata enam. See on nagu tulnud selleks, et jääda. Mina ise võitlesin selle vastu nii, et adapt, improvise, overcome, ehk siis pane nad selles õppima. Anna neile ülesanne, kus nad peavad kasutama nutitelefoni ja nii, et nad ei saa muud asja samal ajal teha. Näiteks sul on selline ülesanne, mida sa näed kohe konkreetselt reaalajas, kas nad teevad seda või nad ei tee näiteks süsteemist ja siis kui nad selle kaudu õpivad, siis võib-olla nad õpivadki aru saama läbi selle, et nutitelefonil on mitmeid funktsioone. Ma tahtsingi seda kommenteerida, et nii nagu õpiväljundite puhul, siis ka sellise keelamise puhul peaks ju tegelikult kõigepealt väga hästi sõnastama, miks seda tehakse, et mitte lihtsalt, et reguleerida või lihtsalt nõme olla, et võtame teie telefonid ära, on ju, vaid et sellel on päriselt oluline põhjus, on ju. Ja sellega seoses sa juba ütlesidki, et kuidas sa ise oled seda oma tundides rakendanud, aga mis mind siin raamatus hästi paelus, oli just see, kuidas sa kirjeldasid seda tänast siis noort ja kuidas noorus on ikka ja jätkuvalt hukas, on ju, vanemate arvates. Et ja siis see noor, kes on tegelikult sündinud ja kasvanud juba täiesti teises keskkonnas, õpib siis ikka läbi nende vanemate meetodite. Ja siin mul hommikul veel oli kodus selline arutelu, et kas siis koolikeskkond peaks toetama seda, et laps ikkagi suudaks süveneda need 45 minutit, mis see tund kestab, ja suudaks lugeda pikkasid tekste, või siis peaks ikkagi koolikeskkond nüüd kohanema selle lapse muutunud harjumuste ja vajadustega? Ma arvan, et pikki tekste peaks suutma lugeda, aga need pikad tekstid tuleb ümber formuleerida nii, et et see ei ole pikk ja lohisev, vaid ta on hästi konkreetne ja et selles oleks hästi palju päriselu võrdlusi. Et kindlasti süvenemise oskus on väga-väga oluline ja kusjuures süvenemise oskus paranebki tegelikult siis, kui need nutitelefonis vähem on, eks ole, et see ei ole ka saladus, aga lihtsalt selle koha pealt, et need õpikud, et see ongi nagu see väljakutse siis kirjastajatele ja ma ise olen ka siis õppekirjastuses töötanud ja teinud just nimelt siis digiõppematerjale, mis toetaks siis seda põhiõppematerjali Taskutarga portaali. Et selles mõttes jällegi kombineerida seda, sest me tänapäeval ka, me enam ju ei saa ainult ajalehest infot ja ajaleht paberkandjal ju on ka, hakkab välja surema vaikselt. Et mida ma näen lahendusena ongi see, et erinevate tegevuste
ajaline siis kestvus oleks veidi lühem kui vanasti oli, ehk siis sa teed nii, et näiteks 7 minutit on lugemist, 5 minutit on mingit sellist praktilist ülesannet, siis jälle, ma ei tea, 7 minutit lugemist, et see nagu selline pikk üks tegevus väsitab ja ka täiskasvanute kusjuures aeg, millal nad jaksavad sind süvenenud kuulata, on ju vähenenud. Ehk siis nii-öelda õppimine plokkides võiks olla see uus selline väljund, kus on teksti ka ja see 7 minuti jooksul tegelikult sa jõuad päris suure hulga infot ära lugeda, aga lihtsalt, et see ei oleks, sellel peab olema mingi konkreetne väljund, et üks teema, üks plokk, näiteks niimoodi saaks seda lahendada. Sellest tähelepanu hoidmisest rääkides, et tavaliselt inimesed teavad, et lastel on see tähelepanuvõime küllaltki lühikene, aga neid võib üllatada see, et täiskasvanul ei ole see sugugi pikem, et see on umbes mingi 20 minutit vaid, on ju? Absoluutselt. Mis siit raamatust on veel selline oluline, mida peaks teadma, kui ei ole seda veel saanud endale soetada? Ma ise mõtlengi, et sellisele noorele, kes seda loeb, annab see variandi, kes ongi nüüd elanud nutiajastutel, siis ta saab selle tagasi vaata, mis on tema vanemate võib-olla selline kujunemine, et kuidas nemad oma esimesi internetimaailma suhtlusi arendasid. Ja kindlasti kohtingu äpid ka on võib-olla hästi oluline teema, sellepärast et üha rohkem inimesi ju kohtubki interneti kaudu, aga seal on, me nendest ohtudest ja nii-öelda oleme ju rääkinud ka, aga lihtsalt, et kuidas need täpsemalt töötavad ja selles suhtes just, et me ei hakkaks laskma nendel ennast piirata. Et me ei hakkaks otsima ainult teatud tüüpi inimesi sealt, sellepärast et võib-olla see ongi see, et ma ei tea, mis on mulle nagu kõige parem. Et kui paljud meist tegelikult suudavad ennast päris lõpuni analüüsida igas olukorras. Et ma arvan, et selle raamatu eesmärk ongi see üks asi, kusjuures mis aitab ka tähelepanu hoida, on huumor. Ja seda ma oma tundides ka kasutasin väga palju, et ma püüdsingi natukene see loengu osa teha nagu stand-up'i, sellepärast et siis sa kuulad, kui sa räägid näiteks majandusest, siis sa saadki öelda, et näed, siin Mart tahab teha oma firma ja tal tahab hakata pinaleid tootma ja tal on vaja seda, et sa samastad ennast inimestega. Ja ma arvan, et selle raamatu kõige sellisem huvitavam võib-olla kõrvalnäht ongi see, et sa hakkad maailma teistmoodi nägema ja näed seal rohkem, kus sa enne ei näinud. Absoluutselt, et ma mõtlesingi, et siin on hästi palju selliseid viiteid sellele interneti algusajale, kus me siis MSN-is seal alustasime seda online suhtlust ja nii, et väga palju nagu meie vanustel on siin äratundmist, et algusest lõpuni me oleme selles laines olnud, aga siis noorematele tõepoolest see on juba natukene selline ajaloo raamat, on ju. Ja siis ka see, et aitab neil mõista, mis siin praegu toimub, aga ka vanemale, kes tegelikult võib-olla mõtleb, et tema jaoks on see hoopis kaugemal, siis tegelikult see aitabki just nimelt mõista seda, mis nagu noore elus toimub. Nii, aga sul on olnud päris huvitav aasta lõpp. Kuidas siis üldsegi raamat sünnib? Et kuidas sai kirjastatud ja ilmutatud? See teekond algaski siis 2023 novembris, ehk 2 aastat läks aega enne, kui see lõpuks jõudis siis poelettidele. Ja see periood siis, või ütleme, impulss oligi lõpuks see, et ma tegin oma elus ära muudatused, kus ma lõpuks otsustasin, et ma ei lükka enam edasi neid asju, mis ma olen alati tahtnud teha. Ja alguses ma alustasin sellest, et ma lugesingi hästi palju teadusartikleid ja viisin ennast selle teemaga ise kurssi ja alguses see oligi väga sihuke teadustöö sarnane, et kui ma andsin seda mõnele lähedasele lugeda, siis nad ütlesidki, et kuule, et bakatööd ei taheta ja siis ma tundsin seda teksti vaadates jah, et seal on hästi vähe mind. Et ma teen selle ümber, väga palju võtsin üldse välja ja siis ma saingi aru, et kõige mõistlikum on seda üles ehitada nii, et seal on minu mõtted
ja siis on mõned nagu faktid. Ja siis on võib-olla kogemuslood, inimeste enda nii-öelda lood, mis võib-olla illustreerivad seda, mis siis maailmas toimub. Ja see käsikiri sai siis enam-vähem valmis selle aasta veebruariks, aga siis erinevatel põhjustel, kus seal inimesed puhkasid, siis ma kasutasin veel 2 kuud ära, et seda käsikirja ikkagi teha veel enda omaks rohkem, et tõesti huumor mulle meeldib ja et seda panna ka sinna nagu rohkem sisse, mille kohta isegi keeletoimetaja ütles, et ta võttis seda vähemaks, sest et et mõte ei läheks kaduma. Ja siis põhiline illustratsioonid tegi siis Kati Raap, kes on ka siis selle kandi inimene. Sellega me tegime siis nii, et ma nagu sisu kirjeldasin ära, milliseid illustratsioone ma nagu näen ja meil kuidagi see visioon hästi klappis. Ja ütleme nii, et trükkida läks siis tõesti oktoobris ilmselgelt vist pidi minema. Ja siis kuidagi tuli ja oligi valmis, et päris põnev protsess. Noh, oleme mõlemad siin kirjastatud autorid, et kuidas sa kirjastuse leidsid või leiti sind või? Tähendab, tegelikult ma alustasingi Rahvaraamatust, et esimene kirjastus, kellega ma maha istusin ja rääkisin oma mõttest, siis oli kohe huvitatud, sest see teema lihtsalt on selline, et tavaliselt ma saan aru, Rahvaraamatu kirjastus ilmselt nii tundmatuid autoreid ei võta, aga kuna see teema oli lihtsalt niivõrd ja pealkiri nii-öelda tundus nagu, et võiks inimeste tähelepanu köita, siis kuidagi leidsime, et teeme kohe koostööd. Et ma olin ise ka üllatunud, et ma arvasin, et see teekond saab olema nagu keeruline ja ma ise olin nagu mõttes leppinud, et kui keegi ei ole huvitatud, siis ma lihtsalt kirjastan ise, et ega tänapäeva maailmas ei ole seega midagi väga ulmelist. Aga milline see kogemus, see kirjastamise protsess või see hetk selle raamatu ilmumiseni, tähendab see periood raamatu ilmumiseni? See oli tegelikult üsna vaikne, et Eestis on tegelikult vist see ka, et sa pead ise hästi palju nagu vaeva nägema, et sellist nii-öelda genereerida näiteks neid turunduse ideid juba enne, kui see raamat ilmub või rääkida lähemalt kuidagi sellest kontseptsioonist, et eks see enamus oligi siuke kirjavahetus ja paar korda saime nagu kokku ja rääkisime nagu mingeid asju veel läbi, et näiteks selle raamatu puhul, mis kirjastaja panus oli see, et tema arvas, et selle teksti sees peaks olema need pöidlad ja südamed nagu pöialda ja südametena, kui minul olid need sõnad seal, siis ta arvas, et see oleks nagu hea, et illustreerida seda teemat, et see on näiteks nende idee olnud, mida mina siis lisasin sinna. Ja jah, et tegelikult suurem, tihedam koostöö hakkaski siis, kui see asi oli valmis, et kui olid esitlused tulemas ja selline suhtlust oli nagu siis isegi rohkem. Sul oli päris kõva selline pressituur, võib öelda, et 3 esitlust, siis sa käisid teles mitmel korral ja raadios, et kirjelda seda kogemust. See on raamatu võib veel igaüks välja anda, aga selline nagu suur tähelepanu ka selle järgselt, et seda nagu kõigiga ei juhtu. Jaa, ma olen hästi tänulik selle kogemuse üle ja ma tõesti olen hästi tänulik nendele inimestele, kes siis esitlustel käisid ja nii-öelda on kaasa elanud kogu selle protsessi vältel, et kuigi seda ilmselt ei tundu minu kehahoiakust või minu olekust, aga mul on tegelikult tohutu esinemise hirm. Ja seda on parandanud õpetajatöö ja nüüd seesama kogemus, et iga järgmine esinemine oli lihtsam. Ja see on ka nagu jällegi, mina olen seda meelt, et kui sul on hirmud, siis neist tuleb üle olla. Ja praeguseks hetkeks ma juba tunnengi, et ma olen palju nagu rahulikum ja väga huvitavad kogemused on olnud see kogu see telesaate tegemise taga olla seal ja vaadata, kui palju neid kaameraid tegelikult seal on ja selles mõttes väga, väga tänuväärt töö, et see kirjastus ka neid nii-öelda esitlusi toetas, et ma saan aru, et väga paljudel autoritel ei ole nii palju neid esitlusi, et aga selles mõttes nagu ma usun, et need läksid ka ikkagi asja ette.
No minu kogemus on selle esitlusega seoses, et kirjastus just ütles, et tee nii palju kui tahad, on ju, et tee kas või igas linnas, et raamatupoodidele väga meeldib, kui käiakse seal esitlemas. Aga et ikkagi paljudel autoritel juhtub nii, et ega sinna esitlusele väga palju rahvast kokku ei tule, et see ei ole see, et noh, et see peab nagu olemagi kas siis mingi väga tuntud autori raamat või mingi tõmbekas, aga sinu esitlused olid kõik ikkagi väga-väga rahvarohked ja sellised hästi toredad, meeleolukad, et mis sul endale sealt kõige rohkem meeles on või? Hästi suur tänutunne, et juba sellest, et tõesti, et see inimesed leiavad selle aja keset seda novembrist halli argipäeva, sest olgem ausad, kui sa käid tööl ära, sa ei taha mitte kuskile enam minna ega mitte midagi teha suure tõenäosusega, aga siis sa leiad selle aja, et tulla keset nädalat kuskile raamatupoodi õhtul. Et see emotsioon tõesti, et nii palju inimesi on tulnud, et hästi suurt tänutunnet tekitab ja teine on see, et südamlikud sellised kohtumised, et tõesti kui sa võtad selle, et sa kuskil kellegiga kirjutad või siis versus see, et ta tuleb kohale, ta kallistab sind, ta elab sulle kaasa, sa näed ära selle inimese näost, et ta on nagu sinu poolt nii-öelda, et see on nagu midagi sellist, mis väga-väga läheb hinge. Ja kuidas sa siis lisaks harjumisele selle esinemisnärviga toime tulid? Ma tegin hingamisharjutusi, et kõige rohkem ma kartsin Star FM-i hommikuprogrammi, sellepärast et ma teadsin, et see on live, seal ei saa mitte midagi nii-öelda muuta ja mul ei olnud küsimusi antud. Et kui ülejäänud kohtadega toimetajatega me olime enam-vähem läbi rääkinud, millest juttu hakkab olema, siis seal ma läksin ikkagi täiesti nullist, alates sellest, et läksin sinna hommikul Bolti, kes on väga kaugel minu elukohast ja siis mind pandi keset kuskil mingisuguseid tehasehooneid maha, siis ma olin nagu, et hea oli, et ma varem tulin sest ma ekslesin seal juba enne, mis oli minu jaoks natukene närvikõdi, et kas ma ikka leian selle õige koha üles õigeks kellaajaks. Oota, see pidi hommik siis kottpimedus olema? Jah, just pidin olema vist seal äkki juba enne 7 hommikul vist, mis tähendab, see oli umbes 6:30 siis kuskil keset mingit Lasnamäe või ütleme seal Peterburi tee mingit laohooneid ja siis ma lihtsalt ikkagi hakkasin instinktiivselt minema kuhugi poole, kus on rohkem valgust ja siis ma leidsin selle maja lõpuks üles ja üks vene naisterahvas, kes oli seal turvamees, just läks suitsu tegema, nii et ma sain tema käest küsida, et kas see on õige koht. Ja siis ma seal ukse taga natukene ajasin iseennast nagu ärevaks, aga siis ma hingasingi hästi rahulikult sisse-välja ja võtsin ennast kokku ja tegelikult läks kõik nagu hästi, ma arvan. Et ei olnudki nagu põhjust karta ja siis ma sain juba aru, et tegelikult ei ole mitte midagi hullu, et ma ju tean, mida ma kirjutasin ja miks see on tähtis, et noh, väga valesti ei saa midagi minna. Kas siia lõppu sobib ka üks lõbus lugu, et mis võib juhtuda live salvestuse ajal? jaa, see oligi see Star FM-i hommikuprogrammi. Okei, oota, sa mõtled seda sama asja, on ju? Ma usun küll. Aga kohe kuuleme. Et ühesõnaga jaa, et kui ma siis sinna Star FM-i hommikuprogrammi läksin, siis seal olid mingisugused tassid laua peal, mis olid siis, ma ei tea, seal ilmselt oli midagi põhjas, igatahes seal lendas äädikakärbseid päris palju ringi. Ja selle laivi ajal siis mul lendas äädikakärbes ninna. Ja ma samal ajal veel rääkisin ka, nii et siis ma üritasin kuidagi mitte lasta ennast sellest häirida ja siis ma lihtsalt kuidagi korrigeerisin oma nina ja siis see probleem nagu lahenes, aga lihtsalt selline väga ootamatu asi, millega sa pead keset intervjuud tegelema. See kõlab tõesti õudselt. Et sa tulid väga proolt sellega toime juba oma esimeses siis esimeses saates. Mis tundega sa täna siia tulid, kus ei ole meil palju kaameraid, vaid üks statiiv ja nutitelefon? Väga rahuliku südamega, sellepärast et jällegi, et ma tean, et omad inimesed ja selles mõttes ei ole nagu põhjust midagi karta ja tegelikult ongi, et mida rohkem sa iseennast paned nendesse ebamugavatesse olukordadesse, siis seda kindlamini sa hiljem ennast tunned
sarnases olukorras. Aga täna lõpetuseks ma leidsin ühe väga laheda tsitaadi siit raamatust. Kas sa tahaksid lugeda, mis see on? Jah. Elu on rännak, kus iga peatus ja suhe lisab midagi väärtuslikku. Armastust, kasvu, mõistmist. Võrdlen seda põhimõttega, et elu algab siis, kui me õpime kukkuma. Kui me laseme lahti turvalisusest ja aktsepteerime, et elu ongi ebastabiilne ja mitte miski ei saa meid selle eest kaitsta. See oli minu meelest nii ilus selles mõttes, et see käib kogu elu kohta ja tegelikult ka selle kohta, mis sa täna oled rääkinud. Et nii sinu lapsepõlvest, et need väikesed asjad, kui vähe tähtsad need suures pildis on, ju. Ja kuidas siis tegelikult on just need rasked hetked elus, on need, millest palju õppida ja et tegelikult ei pea iga hinna eest proovima neid vältida, vaid lihtsalt, et kuidas nendega ägedalt toime tulla. Mida sa ise täna veel tahaksid lisada? Et ma tänan kõiki neid inimesi, kes tõesti on kaasa elanud, kes on seda raamatut lugenud, endale soetanud ja kui see täna, mis me siin rääkisime, kuidagi kõnetas või tekitas selle tunde, et tahaks seda lugeda või nii-öelda kellelegi ka kinkida, keda te näete, et veedab seal nutitelefonis hästi palju aega, et siis ma usun, et see on selline väga hea jõulukingitus ja väga tänulik olen selle eest, kui võrreldes nende müügiedetabelitega, kus on hästi palju tuntud inimesi, kes praegu oma elulooraamatuid või mingeid muid raamatuid välja annavad, et siis konkureerides nende inimestega, et kui te valite selle oma kodukoha tundmatu tüdruku, kes oma esimese raamatu just välja andis, et aitäh teile! Ja see raamat on siis saadaval kõikides Rahvaraamatu poodides ja e-poes. Ja ka lisaks sellele tegelikult kõik need raamatud, ja lisaks sellele ka need toidupoed, mis müüvad raamatuid, näiteks Selverid ja Prismad ja Rimi ja isegi Coop, aga Häädemeeste Coopis vist raamatuid ei müüda. Müüakse? Midagi müüakse, okei, selge. Midagi on. Et ühesõnaga, tegelikult see ei ole ainult raamatupoodis. Et Selverid on kõige kindlam variant selles mõttes, et ja tõesti jõulukingiks väga hästi sobiv ja mina käisin täna enne siia tulekut meie oma Häädemeeste hääpoes ja leidsin ka sinule väikese jõulukingituse. Nimelt on seal väga kihvtid asjad oravatalust, just nimelt erinevad maitsesoolad ja suhkrud ja siis sinule on ka siin väike selline tore pakikene, kus on siis peterselisool, basiilikusool ja kaneeli-basiiliku suhkur. Oi, aitäh. Selline nunnu komplekt. Väga armas, aitäh. Aga siit läheme siis oma päriseludega edasi ja kohtume järgmises episoodis. Aitäh sulle, Laura, tulemast! Aitäh kutsumast!